Ja olemegi jälle tagasi iga 2 nädala tagant. Maarja on tagasi. Maarja on tagasi ja me ei ole leiutajate külas. Ja meie Triinuga oleme ikka veel siin. Aga teises kohas. Siin, aga teises kohas. Täpselt ma mõtlesin ka, siin me pole enne olnud. Aga teie näete meid ikka ainult ühes kohas YouTube'is, nii et või Spotify's täpselt, kes kuulab, kes vaatab. Ja täna meil on teile selline osa, et eelmises episoodis me alustasime Triinuga rääkimist kinnisvara teemadel, siis kui Maarjat ei olnud. Nii et nüüd Maarja sõda ja kinnisvara teema. Me küsisime teilt üürikogemusi, igasuguseid ja teie kirjutasite meile, nii et sealt tuli väga naljakad ja imelikud ja haiglased lood. Nii et need nüüd jõuavad selles osas teieni. Ma ikka lugesin nagu mõnda algust ja ma lõpuni ei tahtnud lugeda, aga siis ma vaatasin ka, et issand jumal, nagu ma õnneks pole kunagi kokku puutunud nii hullude teemadega, aga need lood olid tõesti haiged, nii et mul on hea meel, et te meile contenti toodate. Sel korral olen isegi mina mõne loo läbi lugenud. Luges, ja lihtsalt te kirjutasite järjest, juba on nii mitu lugu. Ma olin siin samas tööl ja siis ma lihtsalt kontoris tüdrukutele nagu enda töökaaslastele tüdrukutele siis lugesin ette, et appi kui haige. No nii, et nüüd siis hakkame lugema. Et see haiglasus oleks haiglaselt nauditav, siis avame oma väikse mullikese. Nagu näete, me iga osa ikka mulin käib meiega kaasas ja mis oleks parem, kui me siin räägime kogu aeg, pläkutame, on ju, kurk hakkab kuivama. See on see külm. Jah, ära seda võtta. Ja see... ja me olemegi influentsinud siin. Bruno ostis enda sünnipäevalauda mulinad. Mulina joogi. Ja appi, kui tore, te kasutasite meie Blenderi koodi nii palju. Me saime Blenderist, meile öeldi ka, et ikka neid kasutatakse meie koodi. Et see on ülitore, et te kasutasite ja ei taha midagi öelda, aga võib-olla tänu selle saame teile nüüd veel ühe koodikese. Aga see ei ole veel kindel, nii et veel. Kas sa soovid, ma hoian su mikrofoni? Küll me siis Instagramis selle announcime. Aga niikaua, kuni Kets avab selle joogi, ma räägin sellest, kuidas me täna siia, et me jõudsime üldse täna siia. Ühesõnaga, mina eile õhtul, me sõidame alati minu autoga siia ja eile õhtul Kets, või tähendab ma jäin diivani peale lihtsalt tukkuma ja mingi hetk läksin unesegasena voodisse, ei võtnud oma telefoni, mitte midagi, äratust ei pannud ja me pidime 6:30 ärkama ja mina ärkasin, jumal äratas mind üles 7:44 ja mõtlesin täiesti pekkis, ma pidin 7:50 olema Ketsi maja ees ja Kets oli mulle juba helistanud. Ja mul on maja, et te teaksite. Ja, maja metsa sees. Ühesõnaga, aga me jõudsime, Kets tuli taksoga poolele tee peale ja me jõudsime, me oleme siin, nii et jumal tänatud. Juhu, hommikul Kets saadab mulle häälsõnumi nuta. Ma olen nii väsinud ja Maarja magas sisse. Miks mina pean tõusma? Appi. Selle seoses majaga, mul on maja ja mul on see teile ära anda. Nii et kirjutage mulle, kui te vajate ühetoalist maja. Ühetoalist maja. Suht loodame, et siis on odav maja. No nii, kallab meie oda. Nii põnev osa.
okei. Ühesõnaga me siin meil lähevad algused alati kuidagi liiga. Või tähendab mitte liiga, aga ühesõnaga me peame ikkagi oma sponsoreid mainima. Ja kõike, nii et cheers siis. Neid on meil mingi 10 tükki. Jah, täpselt. Nii et cheers siis. Nemad toovad meile leival. Tasuta kõhutäie. Okei, ärge nüüd maha ajage siis. Ja cheers! Jube hea. Siuke tunne nagu ammu poleks joonud seda. Jaa. Isegi mäletanud, mis maitsega see veel on. No nii, sõbrakesed, kas hakkame lugudega pihta? Üürilood. Hakkame lugudega pihta. Sõbrake, alustame siis. Kas ma loen esimese või? No loe esimene. No nii, esimene lugu kõlab nii. Esimeses üürikorteris, kus elasin, oli mu magamistubra. Dubra. Ma ei ole ammu lugenud. See on ausalt mingi venekeelne ropsõna. Dubra. Me oleme blocked. Netflix. Okei, vabandust. Esimeses üürikorteris, kus elasin, oli mu magamistubra. Magamistuba naabri muti elutoaga kõrvuti. Kuulsin kogu aeg tema telekat, see oli nii kõvasti, et magasin lõpuks elutoas, mitte magamistoas. Mutikesel vanusega kõrvad vist ei töötanud ja kogu aeg magas siis seal teleka ees. Tihti koputasin kell 2 öösel rõdu pealt harja varrega ta akna peale ja käisin ukse taga, aga ega ta seda ka ei kuulnud. Politsei käis ka tihti teda noomimas, ka teisi naabreid häiris. Läks aasta mööda ja jälle politsei ukse taga. Tükk aega oli vaikus ja ma kohe nii rõõmus, et tegime suure peo ja tähistasime, et lõpuks sai mutike trahvi ja ostis endale kuuldeaparaadi või mis. 2-3 nädalat hiljem koputas mingi koristusteenuse tädi uksele, et kas meil on vaja lõhna neutraliseerimist või on meil ok. Ma ei saanud üldse aru, et mis lõhna neutraliseerimist. Siis jäin mõtlema, et viimased nädal aega või nii on koridor haisenud küll nagu mingi surnud rott. Ütlesin, et mul kõik korras ja alles pärast vaatasin aknast, kuidas auto peale, mis ära sõitis, oli kirjutatud surmajärgne koristusteenus. Appikene, ma olin nii rõõmus, et enam seda pagana Kanal 2 reporterit ei kuulnud öösel kell 2, et ei mõelnud kordagi selle peale, kas vana mutikesel kõik korras. Mutike oli 2 nädalat laip, enne kui sotstöötaja ta leidis. Nii õige. Nii haige. Nii õige. Aga samas selles mõttes, et okei, see on küll ülihaige, vaata, kui sa oledki vana inimene ja sul võib-olla ei olegi nagu lähedasi niimoodi, kes käiksid sul sind kontrollimas või sa ei ole saanud nagu hooldekoju minna, nii et sa suredki lihtsalt enda koju maha ja nagu keegi leiab sind alles mingi hiljem, kui sa seal juba hakkad vaikselt kõdunema. Vähemalt jõudis teleka enne kinni panna. Telekas läheb ise, vaata, mingi hetk kinni, vaata, tal on see... Ja. Okei, seda küll. Et kui sokk nuppu vajuta, siis 4 minuti pärast läheb kinni. Ja. Aga samas... Ja, mis sa tahtsid öelda? Ei, ma mõtlesin, et samas ongi, et kurb lugu on ju. Selle üle keegi nagu ära sureb, ei ole mitte midagi naljakat on ju. Ja see lõhna neutraliseerimine, kõik see teema on ju. Aga samas see rõõm, nagu mis võis olla seal, kas temal perega või siis naabritega, ma kujutan ette, kuidas kõik naabrid tulid kokku, klaasid kõlasid on ju, juhuu, tädike sai endale uue kuuldeaparaadi on ju. Ja siis kõigil on mingi räigelt hommikul kõik säravad on ju, kõik on saanud magada ja siis tuleb see uudis, et sorry, aga käput. Aga samas nad ei ole süüdi sellepärast, et nad ei teadnud ka. Ja see ei ole ok ka naabreid häirida, nii et. Jaa, räägib maakler. Ausad faktid. Jah, häirivad naabrid on varjatud puudus. No nii, aga minul on küsimus maaklerile. Nii. Kui seal korteris on 2 nädalat olnud vana, on olnud surnukeha, on ju, siis mis see tähendab korteri hinna suhtes? Vot, kus juures selle üle on juureldud ka, et oletame, kui seda korterit hakatakse nüüd müüma, ja järgmine ostuhuviline küsib, et või tähendab, et kas sa peaksid järgmisele ostuhuvilisele ütlema, et siin suri keegi ära on ju, siin samas korteris, siis tegelikult on see, et sa otseselt seda ei pea ütlema, sest et see ei saa olla, vaata, hästi paljud mõtlevad, et äkki seal on nagu halb aura, aga halb aura, seda ei saa kohtus kuidagi tõestada, sellepärast et see on nagu
noh, sellele see ei põhine nagu seadusel, et halb aura on, et üks usub, teine ei usu, on ju. Et noh, tavaliselt on niimoodi, et ma tean, et meie maaklerid on teinud seda ja soovitanud ka, et nad kutsuvadki selle aura puhastaja. Ja, meil on hästi mitu maaklerit seda teinud. Lihtsalt sellepärast, et kui mõni inimene usub sellesse, siis saab seda ka öelda, et aga me tegime siin nagu kõik puhtaks, et see on nagu okei. No see ongi oluline selle jaoks, kes seda tegelikult usub, et seal nagu halb aura on. Aga see otseselt korteri hinda nagu ei mõjuta. Sest korteri hinda vaadatakse korteri seisukorra, asukoha, mis sisse ehitatud mööbel seal on ja kõik see, kas parkimiskoht panipaik on ja sellised nagu materiaalsed asjad. Et keegi seal ära suri, et see kahjuks ei mõjuta. Või õnneks. Mina näiteks auradesse võib-olla nii palju ei usugi, aga näiteks ma arvan, et kui mul öelda, et 2 nädalat oli seal surnud vanatädi sees, siis see võib-olla mind ikkagi nagu häiriks. Ma ei tea, kas ma selle... ma ei ole selles olukorras olnud, kus ma peaksin endale korterit ostma, ja et ma käin seal sees ja siis kas see päriselt mind häiriks või mitte. Aga kui ma mõtlen selle peale, siis ma arvan, et mind häiriks see mõte, et seal keegi... Nii, et pigem ärge öelge. Aga ma arvan, et jah, keegi ei ütle sulle seda ka. Või kui ma ise ei küsi. Kui sa ise ei küsi täpselt. Okay. Nüüd Triinu läheb iga kord korterit ostma. Kas siin on keegi ära surnud? Sest ma ikkagi võitsin 25 miljonit ja ma käin ju kogu aeg kortereid ostmas. Aga minu käest on küsitud küll, sest ma olen ikka müünud neid kortereid ka, mis on nagu pärandina saadud, et ongi nagu keegi ära surnud ja siis laps saab endale ja siis müüb maha, on ju. Et mu käest on küsitud ka, et kas siin on nagu sees korteris ära surnud, aga mul on tavaliselt olnud niimoodi, et inimene on enne nagu hooldekodus juba ja siis seal. Et ei ole seda, et ta korteris sureb ära. Ma ei tea, surnud inimesest võib tihtipeale jääda maha parem aura kui seal elavatest päris inimestest. Oleneb jah, kes need päris inimesed on. No ikka on mingid... Ja oleneb ikkagi sellest surmast ka, vaata. Üks on, kas ta on teinud enesetappu, kas ta on lihtsalt nagu hommikul leitud sellepärast öösel suri une pealt ära, on ju. Siis minu arvates see ei ole nii jõudnud, kui näiteks see, et ta on 2 nädalat päriselt seal kõdunenud, on ju. No ja vaat see, isegi kui tuli hea inimene, siis lihtsalt see mõte tundub mulle kuidagi nagu siuke. Jaa. Aga see tehakse korda ja siis sa ei saa arugi. Ja, isegi lõhna neutraliseerijad pakutakse. Ja, aga ma mõtlen samas, et ülipalju on tegelikult ilmselt selliseid kortereid, kus ongi reaalselt inimene ära surnud. No okei, ja selles mõttes ilmselt võib-olla ta avastatakse nagu varem. Ja ära tapetud. Jah, või ära tapetud ka, aga tegelikult... Või läbi pekstud. Minu korteris pidid ka kummitused olema ju. Pidid või? Ma ise pole ühtegi näinud, ainult ühe korra on juhtunud see, kus ma ei tea, kas ma olen teile rääkinud, kuidas peegel kukkus alla. Kuidagi hästi kahtlaselt on ju. Aga ma elan õpetajate majas, ja minu korteris on enne mind elanud mitu meie kooli õpetajat ja nemad kõik on rääkinud lugusi, kuidas seal kummitab ja küll käib mingi üks asi ja teine asi, aga ma ise arvan, et need ei ole kummitused, vaid need on halvad aknad. Mingi hertsoginna on sul seal. Jah. Aga kui te ei taha endale mingi selles mõttes halva auraga korterit, siis ostke, kellel raha, siis ostke uusarenduse korter. Seal ei ole näiteks keegi... Kakumäe Premium. Seal ei ole ühtegi korterit. Need on kinnistud. Maalappi müüd või? Jaa. Sinna saab maja ehitada. Ma reaalselt müün maalappi. Mis on jumala mõistlik tänapäeval, kui korter maksab sama palju nagu mingi moodulmaja, siis ma panen endalt parem selle moodulmaja kokku. Oleme loodussäästlikud, meil ei ole neid konteinereid vaja rohkem tassida igale poole maalapikeste peale. Jätkame konteinermajad ehitamise. Ei, ma arvan, et sinna konteinermaja ei anda. Moodulmaja ei ole konteiner. Aga need mingi konteinermajad on ka vaatanud 2 konteinerist tehtud. Okei, nii me peame vist nüüd järgmise kirja võtma. Aga jaa. Soojak. 3-4. Nii, järgmine lugu. Uues korteris hakkasid naabriga jamad pea kohe pihta. Algul korterisse kolides ning asju sisse vedades hakkas ta mind küllaltki avalikult trepikojas pildistama. Mõtlesin küll, et päris normaalne pole, aga ei lasknud liialt segada. See oli aga terrori algus. Edaspidi hakkas ta mind jälgima aknast, et millal koju jõuan ja tuli mind mu enda ukse taha ootama ja süüdistama, et ainult räuskan ja trambin öödpäevad. Käisin kodus põhimõtteliselt ainult õppimas ja magamas. Kõik peod said mujal kui kodus peetud. Elasin ka üksi, seega ei teagi, mis mul nii väga lällat oli.
Koju sattusin vahel ka nii, et naaber pesi minu välisust. Lasi mind siis korterisse ja jätkas pesemisega. Mingi hetk kammis ta aga täielikult ära, üritas korterisse tungida ja kolmel eri korral lubas ära tappa. Nagu teda või? Küll lubati mind uputada, maha lasta ning perse surnuks keppida. Vabandan väljenduse pärast, aga need olid selle naisterahva sõnad. Rääkides sellest ka korteri omanikuga mitmeid kordi ütles ta, et varem küll sellist mure olnud ei ole ja et ma pingutan üle. Kolisin sealt üsna ruttu ära, aga ka uues kohas käib vana naaber aeg-ajalt kimbutamas. Lemmik oli, kui olin pea 3 kuud uues kohas elanud ja vana naabriga tänaval kokku põrkasin. Mutt hakkas röökima ja süüdistama, et mina pidavat liiga kõvasti sosistama ja et see segab tema elu. Teisel korral tänaval kohates ütles, et ta paneb mulle needuse peale ja hakkas siis midagi omaette manama. Ma kõndisin rahulikult edasi. Ühel korral nägi mind kortermajade vahel ka autosse istumas, peale seda kiirendas sammu minu suunas. Olen üsna kindel, et kui poleks ise kohe sõitma hakanud, oleksime ka seal autos koos lõpetanud. Issand jumal. Crazy. Ma sellise inimesega reaalselt nüüd iga kord, kui ta jälle tuleks, ma hakkaks filmima ja siis koguks materjali ja läheks lihtsalt politseisse. Jah. Salaja tema nagu alustas filmimisega. Jah, tema alustas. Ma lõpetan. Mul tekkis nii mitu küsimust. Üks on see, et minu välisust, kas see on nagu sektsiooni uks või? Noh, kui see on kortermaja. Sinu korteri uks. Või ta tuleb minu korteri ukse juurde. Ma arvan, et ja peseb minu korteri just ja siis tahab sulle tuppa veel tulla. Aga ta ütles, et ta lasi mind mu korterisse sisse, on ju. No tore on. Aga miks sa pesed must? Ma ei tea, reaalselt see lugu on miks väga väär. Aga ta peab olema mingi hull, nagu väga pahasti öeldud, aga psüühiliselt natuke ebastabiilne inimene, on ju. Aga appi mul jooksis juhe kokku. Ja mis ma mõtlen selle jutuga on see, et kas sina, kes sa selle kirjutasid, kolisid kuhugile väga ligidale? Ilmselt küll. Sellepärast, et selle jutu järgi tundub, nagu sa teiselt korruselt läksid 5. või ühes sektsioonis teise või vastasmajja või kuskile, et te nagu kohtute endiselt tänava peal. Jah, ei olnud, et Viimsist Mustamäele. Ja selle jälgimisega, mul on üks sõber, elab ka ühes kortermajas, väiksemas kortermajas, kus siis on nagu omanik elab seal ja siis kogu maja on nagu üürnike täis. Ja iga kord, kui ma sellele sõbrale külla lähen, see omanik vahib akna peal. Lihtsalt nagu vaatab, kes tuli, jälgib, kuni ma lähen aiast sisse ja uksest sisse. Ja ma olen mitu korda niimoodi teinud, et ma vahin talle lihtsalt otsa ja olen mingi, mida sa vahid? Nagu, ma ei saa sellest aru, miks nagu see inimene üritab nagu silma peal hoida, kes tema valduses käivad, aga sa ei saa, sa pead nagu lubama privaatsust, isegi kui need on sinu korterid, siis üürnikule sa pead lubama privaatsust ja üürnikul võib ka sõpru käia, seda ei saa kuidagi keelata. Ja teine asi, mis ma tahtsin öelda, oli see, et ta ütles, et üürileandja ütles, et ta pingutab üle, siis ma olen nagu kahte moodi nõus. Minul on ka olnud üks selline olukord, kus üürileandja mind ei usu ja usub nagu naabreid, kes olid nagu hullud või ühte naabrit, kes oli nagu hull ja järjest ta saab kinnitust nagu, et mina käitusin tegelikult õige või mina ei ole nagu midagi teinud ja naaber on hull, aga ta jätkab selle naabri uskumist. Ja sealt ma ütlen seda, et jah, on küll selliseid üürnikke ka, kes on, ei ole väga normaalsed ja võib-olla ka räuskavad ja lärmavad ja korraldavad pidusid, aga üürileandjad, usaldage oma üürnikke ka, et teil peab olema reaalne nagu evidence, et see üürnik tegi siis midagi. Et lihtsalt kellegi ühe jutu peale, või selles mõttes, et kui see üürnik reaalselt ütleb, et see teine naaber nagu kiusab teda, siis võiks natuke nagu uurida selles osas, et ta nagu ütles, et ta pingutab üle. Mina olen küsinud enda üürileandja käest, et elab siin mingid hullukesi ka või? Ja ta see, kus ma olen küsinud, siis ta ütles, et jah, et siin üks mees on, kes käib aias vahepeal nagu omaette rääkimas. Aga käiski. Aga kusjuures mulle tundus, et ta ei ela enam tegelikult seal koha peal. Ta tuli lihtsalt vahepeal aeda rääkima. What?
aga No see ei mis see ei häirinud häirinud, mind. jah? Ei. no vaata, kui ta on siuke rahumeelne hullukas, siis sellest polegi mitte midagi nagu. Kui ta ei ole, jah, igatahes selle jutu peale, mis Maarja just rääkis, mul tuli meelde, et ma eelmisel nädalal vaatasin ühte Netflixi sarja Worst Roommate Ever. Netflix. Ja siis seal selles see oli teine osa, kus rääkis siis mingist Ameerika osariigist, kus on kõik need maksud, igasugused asjad on hästi kõrged ja kus on hästi tavaline see, et kui sa elad majas, siis sa võtad endale nagu kaasüürilised, ka täisea, kui sa nagu ka vanemad inimesed, siis kui lapsed on perest ära läinud, siis nad nagu üürivad oma need mingid toad välja, onju. Ja siis oli seal üks pere, kus üks tädike võttiski ühte tuppa ühe mehe, teise tuppa mingi teise mehe, onju. Ja siis sa võtad juba mehed. Ei, selles mõttes ei, et need olidki mingid siuksed noored mehed, kes käis koolis, kes käis kus, onju. Mõlemal nagu tundus vesteldes täiega normaalsed, onju. Järsku hakkasid asjad kaduma, onju. Asjad hakkasid kaduma, mingid siuksed asjad. Üks mees kogu aeg teist süüdistas, nii kaua süüdistas, kuni see, keda süüdistati, pandi vangi. Ja siis asi läks veel hullemaks seal kodus. Ja jälle varastati mingid, ma ei tea, jamad olid seal, siis see naine sai aru, et tegi valesti, et see, keda süüdistati, see ei olnudki süüdi, see sai vangist välja. Ja võt see teine mees, see oli siis tal nagu puuküürnik ja tappis ta ära ja kõik see jäi veel linti. Niimoodi, et kogu mõrv oli nagu niimoodi, et sa said nagu selle... mis asi see on see, kus sa nagu heli kuuled, pilti ei näe, aga et sa diktofoni, et selle naise nagu poeg oli soovitanud, et siis kui mingi tüli on, et siis võta linti, et sul on siis nagu seesama, mis sa rääkisid, et siis ma saan nagu politseis seda tõestada, onju. Ja siis kuidas siis see oli diktofoni jäänud, kui ta oli surnud, aga see naine oli mitu korda käinud enne politseis. See mees ei lasknud teda tema oma koju sisse ja siis, kui ta helistas politseisse, politsei tuli kohale, siis läks järsku garaaži uks lahti ja kui naine ütles politseile, et palun tulge minuga tuppa kaasa, et vaatame, mis olukord on, siis politsei oli öelnud, et see enam üldse, et see praegu pole meie asi ja sellel samal hetkel see naine tapeti ära. No, crazy. Issand jumal, väga crazy. Aga siin ma ütlengi. Päriselt juhtunud. No, sellised tegelikult on väga põnevad asjad, ma vaataks isegi, aga mul ei ole Netflixi. Aga kui on juba käigus sõna mehed, on kaput. Ja niimoodi meie meeste vihkaja. Hakkavadki ketsile naised meeldima. Ma praegu ei julgenud sind katsuda. Naised meeldima. Lõpeb. Meie kets on lesbi. Jätke, ma olen ikkagi Pärnust ja ma olen ikkagi EKRE, nii et. Aga nii haige. Teised võivad teha, mida nad tahavad. Üks asi veel, andke korteriüürile läbi maakleri. Tead ühte truud meest, kes on ka EKRE ja võtaks sõja meelega. Aga ma tahtsin seda öelda, et andke korteriüürile läbi maakleri või kui te isegi läbi maakleri ei taha anda üürile, siis tehke üürnikule ise taustakontroll. Guugeldades tema nime, võtke talt isikukood, tehke taustakontroll, maksehäired, maksevõlad, see maksab mingi 2.40 kinnisvara 24. Guugeldage teda, ma ei tea, võib-olla vaadake mingeid ühiseid tuttavaid Facebookis näiteks, kui on ühiseid tuttavaid, uurige nende käest, kas ta teab seda inimest. Selline nagu, hästi palju tänapäeval üürileandjad võtavad ka, näe, ta tahab, jumala eest, võta, on ju, teeme üürilepingu, on ju, et ei tea tegelikult ise. Aga tegelikult saab nii palju sellist eeltööd teha, mida maaklerid teevad kõik üürileandjate eest ära. Õpetaja. Mina olen üürinud korterit ja mitte kummalgi, ainult 2 korral ma olen oma elu, Okei, ma olen rohkem, aga niimoodi, et mina olen ajanud asju, on pigem nagu 2 korda, mis ma saan kokku lugeda, mõlemad korrad ilma maaklerita. Ma olen väga palju kuulnud seda, et mis ma ikka maaklerit hakkan võtma, see võtab nii palju raha ja nii edasi. Miks ma peaksin võtma maakleri ja miks ma peaks usaldama maaklerit? Oota, ma ütlen kõigepealt Maarja jutule lõpuks ka, siis ta võib vastata. Mina kui lihtinimesena ja mitte maaklerina ütlen, et tehke kõik läbi rendini, korterid müüge, üürige läbi rendini, sellepärast, et siis te saate endale kiiremini üürinikud, sest et ma ei pea maksma tuhandeid summasid. Jah, tõsi. Nii, oota, ma ei saa. Oota, ma ei tahtnud seda öelda. Okei. Oota,
ma seda rendini teemat ei hakka puudutama. Tegelikult on üks uus ettevõte ka, kes pakub isegi sellist lahendust, kus sa ei pea maksma, kus... Mida? Ta ütles mulle lihtsalt bitch. Ta ütles bitch või? Ma tahtsin öelda tegelikult nagu lifti kõne, vaata. Pitch või? Ei nagu. My voice, pitch perfect. Ma ütlesin seda mulle bitch. Ja, aga see kõnes täpselt nagu ma oleks sinu öeldud. Bitch. Okei, ühesõnaga, rendinist ma ei hakka rääkima, tegelikult on üks ettevõte veel, kes pakub üldse sellist teenust, kus sa ei pea maksma alguses ei üürimakset täismakset, ei tagatisraha täismakset ega ka maakleritasu täismakset. See on aga hiljem pead või? Sa maksad nagu järjest igakuiselt. Aga rendinis ma ei maksa ei tagatisraha. Ei, tagatisraha ei ole ka kaasapeist. Maksan ainult oma üüri. Ei, aga kaasapeis ei ole ka seda tagatisraha. Nagu rendinis sa maksad igakuiselt kindlustusele. Ja. Ja, noh, kaasapeis on see sama. Seal ei ole ka tagatisraha. Seal üürimakset maksad, noh, sa ei pea nagu, saad osamaksetena maksta, maaklertasu osamaksetena. Aga see tähendab, et ma jään hiljemaks maksma, et näiteks kui ma nüüd kolin välja, siis ma pean ikkagi peale seda veel ju maksma, sest mul on nii-öelda hakkasin hiljem maksma, aga praegu mul on see, et ma maksan nagu ette selle kuu üüri, mis ma vaata elan. No vaata, seal on, noh, selles mõttes, kui sa teed tähtajatu lepingu, siis sa ei saa enne 3 kuud välja kolida niikuinii. See on teil teine asi, miks võtta näiteks maakler, on ju. Kui üürilepinguid on 2 moodi. Üks on tähtajaline leping, teine on tähtajatu leping. Tähtajaline leping tehakse tähtajaga, näiteks aasta aja pärast on ju, lõpeb leping. Enne seda lepingut kumbki pool lõpetada ei saa. Saab ainult erakorraliselt, kui keegi, ma ei tea, lärmab, keegi rikub lepingut, lalalala. Kokkuleppel saab kõike teha muidugi. Kokkuleppel ükskõik millal lõpetage, aga kui üks pool pole nõus, ei saa. Lisaks tähtajatu lepingu saab lõpetada 3 kuud ette teatades. Hästi paljud üürilaandjad panevad, et 1 kuu ette teatades. Sellist seadust ei ole. See on tühine, õigustühine punkt tegelikult, aga kokkuleppel saab muidugi kõike. Kokkuleppel saab lõpetada ka 2 nädala pärast, kui mõlemad pooled on nõus. Aga ongi see, et maakler, seadus tegelikult kaitseb ka hästi palju nüüd üürnikku. Ja kui sul on seal maakler taga, no okei, kutseline maakler on ju, sest ma ei tea, kui palju tavamaaklerid teavad neid seaduseid kõiki. Mis vahe on maakleril ja kutselisel maakleril? Ma olen attesteeritud maakler, ehk siis ma olen teinud kutseeksami, kus on nagu mingi võlaõigus, asjaõigus, ehitus. Ja tavaliselt maaklerid mitte. Nad ei ole mingit eksamit teinud, nad on ilmselt ise õppinud, hästi paljud on nagu tublid ja õpivad ise. Väga palju on häid maaklerid, kes on ka ilma kutseta, aga kutselisel maakleril on nagu, me peame tegema selle eksami, kus meil küsitakse kõiki neid seaduse küsimusi, on ju, et kui mingi jama peaks tulema, siis me teame, kuidas käituda, kliendile nagu nõu anda. Jah, Maarja teadis võlaõigusseaduskirja või, öeldakse nii? Ja võlaõigusseadust. Võlaõigusseadustikku enne kui pš. Ja pš hõiskas Instagrami stories, et võlaõigusseadust, nii nice, ma tean kõike selle kohta. Siis ma ütlesin, kuule, ma tean ammu seda juba. Ok. Aga jah, ma ei tea, kas ma vastasin su küsimusele või? Tegelikult üldse mitte. Üldse mitte? Nagu selles mõttes, et minu enda loogika praegu ütleb, et kui mina olen nagu üürnik, siis minu jaoks ongi jube hea, kui mina ei pea kõiki neid tasusi maksma ja mind võetakse. Aga et maakler pigem nagu, kui mul oleks endal korter, mida mina tahan üürida anda, siis ma vist nagu eelistaks maaklerit, sellepärast, et... Sa ei viitsi sellega ise tegeleda? No jaa, aga ma mõtlen, kui maakleri... Ma ei tea ka. Sul on suva, sellepärast sina ei maksa seda maakleritasu kinni, aga mina üürnikuna maksan. Aga asi on tegelikult selles ka... Mida see maakler mul seal vahepeal teeb peale selle asja ajamise? Kas ta annab mulle mingisuguse nagu garantii ka, et see üürnik nüüd on okei või et ma saan öelda, et kuule, halva üürniku valisid? Nagu ma teen taustakontrolli, vaata, lõpuni ma inimest nagu ei tea, et missuguse loomuga ta on või niimoodi on ju, et see võib ikkagi lõpuks nagu minna teistpidi, aga ma tunnetan, nüüdseks ma nagu tunnetan hästi palju ka nagu inimest ennast, et ma olen nagu mõnikord öelnud ka, et ärme seda üürniku võtta, ta ei tundu nagu hea taustaga. Oletame näiteks üürnik ei vasta, ei taha, viilib küsimustest kõrvale on ja siis ma ütlen nagu üürileandjale, et kuule, meil
tal taustakontroll kõik on korras, aga ta ei tundu, et oleks hea üürnik, et ma nagu teen soovitusi ka. Ja üks asi veel, mis mina näiteks maakleri puhul pakun üürile andjale või tegelikult nagu üürnikule, et kuidas temale olla kasulik, on see, et kui mingi jama tuleb, siis ma ütlen üürnikule, et pöördu siis minu poole tagasi, kui sul mingi jama tuleb üürile andjaga või millega iganes lepinguga midagi. Ja siis ma annan sulle nõu, mida edasi teha, kuidas sealt edasi minna ja kõik sellised teemad. Et mõned üürnikud on nagu minu poole tagasi tulnud ka, et kuule, mul on praegu see case, mis ma nüüd peaks tegema. Vot. Et noh, see on ka üks asi, mida ma teen. Ta on nagu üürniku tugiisik. Jah, just. Yeah. Ühesõnaga, jah, las see olla. Võite üürida ilma maaklerita ka üürileandjad, aga tehke lihtsalt taustakontroll. See on kõik. Ja, üldiselt ikkagi tänapäeval väga soovitatakse maaklereid. Jah. Ostke endale korter. Nii, järgmine kiri. Nii, minu kord, jah? Rendin. Ja selle osa sponsor. Ma loodan, et ma selle Kaasapei osa rääksin õigesti. Ma pole seda ise kasutanud, aga ma tean, et see on nice. Ketsi korter ruttu ära läheb. Jah. Aga sul pidi juba huvilis olema ju. Jaa, aga mul ei ole veel üleval, aga ilmselt see läheb ruttu, sest et minu huvilised langesid ära, nad kõik juba võtsid endale korteri. Nagu reaalselt. Korraga võtsid korteri. Aga ma arvan, et see, kuna see on nii heas kohas, siis ma arvan, et see läheb ikkagi. Loodetavasti. Sest siis ma ei pea 3 kuud edasi maksma. Jah. Nii. 2. Järgmine. 1. Ostsin märtsis oma esimese kodu. Esimesel päeval nägin ka kõik naabrid ära. Ühetoaline maja. Seda korterit, seda lugu ma ei tea. Ühes trepikojas kokku 4 korterit, seega pole palju. Algul tundusid kõik normaalsed, aga mõned tunnid hiljem, kui juba kell pea 22.00 hakkas saama, otsustas mu pea kohal elav härra mulle selgeks teha, et millise naabriga ikka tegemist on. PS. Räägin siiani esimesest päevast, mis sisse kolisin. Vali muusika kestis pea hommikul kella 7. Õnneks olen üldiselt sügava unega, aga eks uues kohas ikka ju nii, et aeg-ajalt ärkad üles. Nüüd olen seal korteris juba natuke üle 9 kuu sees elanud ja olen sellele naabrile ikka üritanud selgeks teha, et ei ole päris okei, et peale kella 22 trallitama hakkab. Viimane kord talle kirjutades blokeeris ta mind üldse ära. Ülejäänud naabrid, aga minu paraadnas on toredad vanemad naisterahvad oma koerte ja lastega, kellega ikka aeg-ajalt juttu see on mingi 30-ne, kes kirjutas selle. Paraadna. Yeah. Sa elad samas paraadnas. Joosep. Aga ühesõnaga kiri sai läbi, aga ta ostis selle, nojah, eelmine omanik oleks võinud öelda, et keegi see kiri sai läbi või? Jah. See oligi kõik. See oli kõik. Lokkis ära. Ühesõnaga, et üks naaber... see ongi see ülemine härra. Ilmselt ta otsustas sellega selgeks teha, siis et ta nagu pani muusika käima. Okei, üks teine kiri lihtsalt oli väga sarnane. Ma mõtlesin, et see kährikulugu läheb edasi, aga see ei ole see kährikulugu. Okei, no jah, mis ma ikka oskan öelda? Eelmine omanik oleks võinud öelda, et seal keegi nagu trallitab. Või siis, kui ta ei võib-olla teadnud. Võib-olla varem ei trallitanud, vaata. Samas, kui see omanikuna sees ei ela, siis ega sa ei tea ka kõike. Aga selline asi, et kui keegi nagu kuulab valimuusikat kõvasti, siis üks asi, mis ma... mõned ei julge minna tegema, võib-olla oleneb, kus kandis see maja asub, kui on Lasnamäel, siis võib-olla ei julge minna. Aga kui on kuskil, igal pool võib hulle olla samas. No ma ei tea, ma läheks vist ukse taha või laseks oma kutil minna ukse taha ja öelda, et kas saab, esimene kord ütledki lihtsalt, kas saab palun vaiksemaks muusika keerata, on ju, kui teine kord juba, kui jätkub, siis ma kutsuks lihtsalt politsei. Jah, lased mehel minna, läheb mehest ilma, kuuled, varsti trambivad 4 inimest seal üleval. Ei, aga ma mõtlen, et ta ostis selle korteri, kas see oli nagu... Vaata, üks kord ikka võib juhtuda seda, et üleval hakkab mingi muusikavärk, võib-olla neil ongi mingi sünnipäev, pidu, vaata. See on okei, aga kui see läheb nagu igapäevaseks, et iga kord kell 10, nagu see meie esimese loo Mutika on ju, et tema hakkas öösiti vaatama reporterit on ju, siis see juba on jama on ju. Aga sellepärast peakski olema see, et okei, üürid suva, aga kui sa hakkad korterit ostma, siis sul on näiteks antud 2 nädalat aega elada seal korteris päriselt koha peal, et siis et näha vaata,
sa jõuad 2 nädalaga näha asju. no Ja mul on siis kohe ostad või mitte. lihtsalt siit see vastuväide, et sa võid korteri osta ja korteris võib olla ka kõik okei, aga keegi ütleb 2 nädala pärast Ülemist korterit keegi ära ei osta, Jaa. kes on täiesti hull, sellepärast et minul on üks see on sõbranna, aus point. kellel on väga ilus korter, väga nunnu korter on ju, ja temal näiteks alumised naabrid vahetusid ja siis tal on tööl tihtipeale nagu pikalt on ju ja siis on uus naaber on sisse kolinud, tema siis läheb töölt koju on ju ja õhtul, mis ta teeb. Ma olen ju tema juures olnud, tegelikult on väga vaikne, ta elab üksi koeraga on ju. Tegelikult neil on väga vaikne seal kogu aeg ja siis kuidas naabrinaine tuleb ja siis õiendab üks päev, võtab ta ette, et mis asja sa kogu aeg trambid seal ja ma ei tea, mängid öösiti oma, ma ei tea, selle krantsiga on ju ja nii edasi. Ja siis ma mõtlen, et nagu ma olen seal korteris olnud, nad on nagu ülivaiksed ja siis alla tuleb lihtsalt mingi hull, kes kogu aeg käib ja karjub ja õiendab on ju. jah, selles mõttes halvast naabrist ei pruugi keegi kunagi pääseda, kunagi ei tea, kes kuhu kolib, et kortereid müüakse kogu aeg. Ja inimestel need tasemed on nagu nii erinevad, seesama, et kui vaikne heli kedagi häirib on ju. Minu ülesse kolis ka ju selle ülemise naabrinaise juurde poeg sisse, kes mängib trumme. Nagu õnneks ta vist on nende klappidega, aga hommikul ärkan üles, siis ma kuulen, kuidas käib et sa kuuled neid, kuidas ta nagu ikkagi vastu läheb, jah? Eile õhtul läksin koju, siis ma kuulsin, kuidas ta norskas. Siis ma mõtlesin, et appikene, et ma ei ole ikka korteri inimene, ma pean ikka majja kolima. Need seinad on papist, Ja, aga seal on tegelikult aga mul on kõik ju pandud tegelikult, mul on naabriga tehtud sein, helikindlaks, üleval mul on topelttagi, mul kõik asjad tegelikult tehtud niimoodi, et ma võimalikult vähe kuuleks ja ikka. No ja seal on vist see vahe ka, et vanades majades saab natukene seda heli nagu summutada on ju, aga mitte nagu täielikult. Et ma tean, et uutes majades on juba mingid reeglid, et kui et sul peab olema niimoodi, et sa ei kuuleks kedagi ja tegelikult ülipaljus uutes majades on niimoodi, et sa ei kuule mitte kedagi. Ja tegelikult juba mingi 2016 aasta majades, kortermajades siis on ehitatud sellist seinad, aga jah, vanades majades vist paneb ühe plaadi veel. Yeah. Mina näiteks praeguses, võrdlen praegust seda ja seda üle-eelmist on ja siis seal oli küll nii, et ühelt poolt kuulsin telekat, ühelt poolt kuulsin norskamist ja ülevalt kuulsin trampimist, kaklemist, kõike. Nii, siis selles praeguses esimesel nagu ööl olin nagu okei, ma kuulen norskamist. Aga see oli ainuke kord. Peale seda ma ei kuule ülemisi naabreid kõndimaski. Ma olen ainult nagu ühtesid naabreid üldse nagu nii-öelda sellest minu trepikohast nagu näinud. Ja neid ma kuulen ka ainult siis, kui nad tulevad sealt koridorist vaata. Üks hommik ma läksin üliketta, sest et see on ainult kord, kui ma olen ketta läinud nende peale seal. Sest et mingi, ma ei tea, kas ta nagu mingi läks alla, siis tassis oma ratast ülevalt, vaata, mingi jooksis mööda treppe, ma olin nagu, tüüd, kell on 6 hommikul, see on mu ainuke vaba päev, kui ma ei päratusega ärkama, nüüd sa jooksed siin, vaata. Aga see oli ainuke kord, sellepärast, et siin ma tulen õhtul koju, vaatan nagu, et kas mul on ikka nagu naabrid olemas, ma vaatan, kõigil aknad põlevad, vaata, ülevalt, ei ühtegi sammu. Aga vaata, ma võtan äkki on laip. Sa oled praegu nurgapealne korter ka. Ülihea on vanas majas kolida. Kõige ülemine korrus, nurgapealne ja et mida vähem nagu naabritega kattuvaid seinu on, seda nagu parem. Aga samas siis on külmem ka. Jah, minul on ka nurgapealne korter. Ja kuigi ma pean ütlema, et siis, kui mina ostsin enda korteri ja hakkasin seal remonti tegema, mul on kõik seest soojustatud nii palju kui sai ja tehtudki naabriga see helikindel sein ja kõik mingid siuksed asjad. Aga enne, kui mul seda helikindlat seina ei olnud, siis mina kuulsin, kui mu naabrinaine kuulas Anne Veskit on ja siis ükskord ta tuli mul ukse taha, siis ta ütles, et ma ei tahtnud enne tulla, et ma kuulsin, et sa räägid telefoniga. Siis ma ise läksin näiteks prügi välja viima, mul oli siis uks veel vahetamata, siis ma mõtlesin ka, et
mul ei käi toas nagu kõvasti nagu see muusika, et mul käis tõesti vaikselt ja see koridori võimendus, nagu mul oleks mingi disko seal. Aga noh, selle ukse ma vahetasin ka heli ja tulekindla ukse vastu ära, on ju. Et nüüd ma kuulen vähemalt koridori natuke vähem, mida ma teen seal. Aga päris hea. Nii õudne. Ja siis sa mõtled, et kui teised kõik kuulevad, nagu et kui mina kuulen, mida teised teevad enda korterisse, siis teised kuulevad, mida ma oma korteris ka ju teen. Kusjuures selle, et uute majadel neil on mingid need, ma just jään mõtlema, et see kahetoaline on ju, et nagu seal ma see uus maja. Väike patarei. See väike patarei, jah. Ja seal ma kuulsin nagu, oli ka nagu nurga pealne vaata. Ja ma kuulsin nagu inimesi üksteise peale lõugamas, nagu tülitsemas. Aga naljakas oli sellel hetkel see, ma kuulsin seda nagu ülevalt, aga ma olin kõik ülemine korter. Äkki kellegi oli aken lahti? Okay. See tuli kuskilt mujalt. Diagonaali tulevad. Aga seal oli nagu kuulda seda, aga praegu ma ei kuule mitte midagi nagu. Siis on ehituskvaliteet. No vot. Võtame järgmise kirja. Nii. Aga muidu mul on normid naabrid senimaani olnud. Väga hea. Kellegiga tülitsenud ei ole veel. Ma pole kunagi ühegi naabriga tülitsenud. Ja ma veel. Nii, kirjutan ka teise loo. Eelnev lugu oma esimesse koju kolimisest ja häirivast ülemisest naabrist. Ehk siis see on nüüd selle inimese, kelle oma me just lugesime. Tema teine lugu. Lugu sellest, kuidas naabrid oma voodielu liiga valjult elasid. Saan aru, et inimestele meeldib pidu panna, aga kui ikka mees omale neiu koju kutsub ja otsustab ka, et temaga võiks toreda öö veeta, siis võiks ikkagi naabritega arvestada. Mäletan hästi, kuidas läksin too päev varem magama, et end välja puhata möödunud nädalast. Koheselt aga hakkas üleval korteris pihta muusika valjemaks ja vaiksemaks kruttimine. Okei, olen harjunud juba sellega, pigistan silma jälle kinni. Siis aga hakati akna peal suitsu tegema, vilistama ja karjuma. Tol hetkel aga viskas mul koppa ette ja tõusin voodis püsti, pissin oma pea elutoa aknast välja, et neile meelde tuletada, et nad vaiksemad oleksid. Samal ajal aga pandi aken ülevalt kinni, jäin mõned sekundid hiljaks ja ei, ma ei ela Lasnas, vaid väikses külas Tallinna külje all. Peale seda oli õnneks natuke aega rahulikum, kui aga järsku hakkasid kostuma erinevad hääled, küll lohkimine ja ähkimine. Lõpuks ka pigem meheliku tooniga oiged, aga naise suust. Sain aru, et action läks käima. Tean, et imelik nii seletada sellist asja, aga tol hetkel seletasin seda sõbrannale, kui nagu siga oleks aia vahele jäänud. Pea 10 minutit hiljem tuli vaikus, suitsupaus ja tunnike hiljem jälle. Nii kokku umbes 3-4 korda ja hommikul kella 5 välja. Järgmine päev nägin antud neiud meie külapoes tööl jälle ja see ilmeda näol ütles küll, et möödunud oli vist üks parimaid õita elus. No ma olen väga õnnelik nende üle. See on tõeline kähriku lugu. See oligi see kähriku lugu. See oli see kähriku lugu. Mida see kährik tähendab? Lihtsalt jälle üks sõbranna, kellel oli tore korter Viljandis, siis seal ühes majas olid nagu põhimõtteliselt nagu papis seinad ja ükskõik mis ajal sa talle külla läksid, siis naabrid olid siuksed kährikud käisid. Sellest mul on tulnud see mingi siuke, seesama kährikud vaata, et siis kui käib räme action, siis kährikud on töös. Aga mul on nagu nii kahetised tunded sellega, et nagu ühelt poolt ma mõtlen, et mis sa sinna teha saad? Jah, nagu mis sa sinna teha saad? Sa saad teha seda, et sa ei vilista ja karju akna peal. No aga ega nad akna peal ei seksinud. Ei, aga ta ütles, nagu et suitsu tegemise ajal karjus ja akna peal. No mida sa karjud seal? No tõsi, jah, see on küll. Aga nagu seda seksimist, no jah. Ja ma saan aru, et muusikaga meeleolu luua on ja. Aga pange siis vaiksema. Aga asi on selles ka vaata, et võib-olla nemad ei teadnud all, et neid on üldse kuulda, sest võib-olla nemad ei ole kedagi kuulnud, kõik teised on ülivaiksed, vaata. Ja siis nad teised ei actionita. Jah, võib-olla teised keegi ei seksi igal pool niimoodi nagu nemad. Võib-olla nad ei teadnud. Mina arvaks ikka, et mine siis ütle. Mine juurde, küsi, kas tohin ühineda. Asi ongi selles, et keegi ei julge sellist asja öelda, vaata. Et aga no, ma ei tea, jah. Noh, see ongi see, et nagu tore, et tegelikult neil hea voodielu on, aga samas jah, naabreid häirib.
ilusti nii nagu eelmise loo lõpetuseks me ütlesime, et no, et kõik, mida sina kuuled, siis tead, teised kuulevad sind ka, on ju. jah, täpselt. Peab ikka seda ehituskvaliteeti vaatama. Peab maja ostma. Jah, maja metsa sees. Minge puhkusereisile kuhugi ööd majja ja siis pange seal nagu ja kährikud. Aastas korra actionit. Aastas korra. Actionit. Jah. Nii, okei, ma võtan järgmise loo. Jah. Naabritädi filmis ja pildistas mind iga kord, kui ma üürikast kuhugi läksin või tulin. Can't complain, ma tundsin ennast nagu Hollywoodi staar. Mammi oli ehk 70–80, tegin talle silma ja lehvitasin, kui teda märkasin. Tema aga ainult karjus mu peale vene keeles roppusi. No see kõik. tundub nagu kutt, Ja, aga huvitav, mis ta nende videotega siis tegi. Ma mõtlen Jaa. ka, küll need 70–80 aastased oskavad hästi telefoni kasutada. mõtlen ka nagu juba kõik mingi teine lugu, filmivad. kus nad filmivad, vaid Üliveider. No, nad arvavad, et nad on mingi märgatud Eestis. Võib-olla. ei, aga nii veider. No aga samas, no ei tea. Ei, samas, kui ta ütleb, et can't complain, tundsin nagu Hollywoodi staar ja kui ta vene keeles roppusi karjus, siis See sa nagu ütle, nii aru. Jaani pani moju paruski ja let's go. Räägi minuga minu keeles eesti keeles. Räägi minuga elame- minu riigis eesti Ja keeles. me elame Eesti Vabariigis. ei, aga tegelikult see võib, ma võin teha selliste asjade üle nalja, on ju. Ma praegu panen ennast sinna sellesse olukorda, Nii. et oo jaa, tunnen ennast nagu Hollywoodi staar, täiega lahe, blibla, on ju. Aga tegelikult, kust maalt see tegelikult mul nagu närvidele hakkab käima. Et ma arvan, et kui keegi mind kogu aeg filmiks ja ma võin sellest küll üle vaadata niimoodi, et teen silma ka, on ju, siis tegelikult, mis see minu sees võib toimuda, on see, et no ma ei tea, millal juhtub midagi järgmist, on ju, et enam ei filmi, vaid ega sõima äkki tuleb kallale ka, on ju. Ma ei teagi, mis siis teha. No võib-olla ta üks hetk tüdineb filmimisest ära, aga mida ma tahtsin öelda, seal võib olla niimoodi, et tegu ei ole vanamutiga, vaid see on maskeeritud sarimõrvar, kes filmib kõike praegult üles ja üks hetk oled sa tapetud ja sinust tuleb dokumentaalfilm Netflixi. Mida Triinu kindlasti vaatab, sest ma olen Netflix. viimasel ajal nii palju Netflixi mõrva müsteeriumeid vaadanud. Baby Reindeer. See oli haige. Netflixi uus sari. Uus sari. Okei, võtame järgmise. Nii. Kumb loeb? Keits loeb. See on veel lõigas seda. siin tulevad reklaamid. Ma köhisin täpselt niimoodi, et kui praegu mõni arst oleks kuulnud, siis ta oleks saanud mu kopsed kuulata. Ja. Seda ei teinud naabrid, vaid mina naabritele. Viskasin väiksena kunagi naabrite hoovi varese laiba, kes oli meie hoovi sattunud. See kõlab nagu Bruno. Aga samas seal on kirjas, et väiksena seega, no pole hullu, noh, ikka juhtub, aga kuidas seda varese laipa, ikka juhtub, aga kuidas seda varese laipa, ma ei tahaks seda puudutada. Tiivast, jah. Siis ta pidigi väike olema, sellepärast, et mingist hetkest sul alguses on suht suva neist vaata. Kuigi meil olid kogu aeg keegi, mõni loom või putukas või keegi oli surnud, siis meie vennaga alati korjasime üles, me tegime päriselt matused, me päriselt nutsime nende pärast. Mis siis, et 2 nädala pärast läksime, kaevasime üles, et vaadata, mis nendega juhtunud on ja see oli rõve, on ju. Aga nagu ikkagi meil olid alati matused selle peale, et võtta ja visata teda nagu kuskile sihukest asja meil, noh, vennaga meil küll ei olnud. Me tegime neid koos sellepärast, ma ütlen vennaga. Seda mu ema ütles mulle kogu aeg, ära puutu seda surnud looma, tal on marutaud. Ja siis mul on jäänud mingi hirm, et ma ei puuduta neid. Linnugripp, täpselt. Reaalselt. Vot, nii. So true. Okei, ma võtan järgmise. Meil läheb nii tempokalt. Väga hea, meil on lihtsalt kirju. Ja meil on aeg jookseb. No võt. Nii, kolides uude korterisse arvas korterikaaslane, et meil kummitab. Kuulis öösel oma toas hääli ja mis? Ja muu selline vist. Ja muu selline. Ja mis? Ja muu selline. Ja muu selline. Ja mis? Mina oma toas ei kuulnud midagi. Tuli välja, et need hääled olid naabrid alt ja tema toa põrand kostab väga hästi läbi. Õnneks pole kummitused. Huvitav, mis hääled need siis olid? Kährik. Ei, aga vaata see, mis ma enne ütlesin, et minu õpetajad, need õpetajad, kes on minu korteris varasemalt elanud enne seda, kui mina enda korteri ära ostsin, siis nemad ütlesid ka, et meil nagu kummitab, et küll olid käinud need
no seal varem aurapuhastajad. seal olid varem olnud, vaata, noh, mina viskasingi need nüüd välja, olid vaata need siinide peal kardinad on ju, ja siis need vanad, vaata, need liiguvad, siis teevad lõka, on ju, ja ma mõtlen, et mina nagu seda oli olnud vähem näiteks selle eelmise õpetajal, kelle käest mina selle korteri ostsin, aga tema vahetas kõik aknad ära. Ja need aknad, mis olid vahetamata, vannituba ja WC, need vahetasin mina ära ja mina võtsin ka selle alla ja mul ei ole mingeid kummitusi. No mis oli creepy, oli see, et mul on vannitoas pandud nagu peegel niimoodi kraanikausi peale. Ta ei ole mul seinas, vaid ta nagu toetub ja ta ei saa mitte kuidagi alla kukkuda. Ja siis üks öö ma ärkan selle peale, et mul kukub nagu peegel alla ja peegel ei olnud kukkunud niimoodi, nagu et oleks loogiline, et ta kukub nagu siit ülevalt nagu kuidagi niimoodi ja maha, on ju, vaid ta oli nagu flippinud niimoodi ja siis ta oli täiesti terve ja siis see terve pool oli taeva poole ja siis see kõik tundus veidi nagu siuke oh my god, see oli mingi portaalis sisemine või väljumine. Sul kummitab raudselt, sul elab seal keegi täiesti 100% selle loo põhjal, ma ütlen seda. On aeg kutsuda sest et keegi kaisutab sind. Vot, las siis kaisutab. Sellepärast sul ei saagi tulla meest ellu, sest mingi kummitus kaisutab sind. Oh my lord. Ei, ma arvan, et seal tegelikult lihtsalt ei kummita. Okay. Ei, aga ongi see. No seleta siis mulle, kuidas see peegel niimoodi kukkus. Kes ei usu kummitusi, siis ei tule. Kukkus, ma ei tea. No igasuguseid asju võib lihtsalt juhtuda, aga minu jaoks oli lihtsalt see peegel kukkus kivi põranda peale ja ta ei läinud katki. Ta hõljus. Ja sealt see mitte õnn tuligi. Sest killutavad õnn, aga peegel läheb katki, siis on 10 aastat õnnetust ju. Jah, on jah. Peegel läheb katki. Näed, ei läinud katki. Aga mina... See kummitus hoiab mind, ta püüdis peegli kinni. Ma ju ütlesin, et ta kaisutab. See ei ole kummitus, see on kaitseingel. See on kaitseingel. Jah, vot. Väga hea. Võta järgmine kiri, Kats. Aga jah, mulle on seda portaalide teemat enne ka räägitud. No vot. Ja pealegi need, kes pidid olema, need selliseid ei pidanud olema, kes kaisutama tulevad, aga need kurjad pidid olema siuksed, kes sul öösel istuvad nagu kõhu peale. Ja siis sul tekib see, et sa ei suuda öösel ärkad üles ja sa ei suuda ennast liigutada ja siis need pidid olema sul nagu teemonid peale. See on kohutav, see on nii kohutav, see on kõik nii õudne. See on crazy. Sellepärast nad kunagi minu juures ei olegi. See on crazy, ära räägi mulle siukseid jutte. Mina usun kummitusi. No nii. Ei, nad on kindlasti olemas. Next. Raudpolt. Jaa, aga ma lihtsalt pole sensitiiv, ma ei tunne. Sensitiivne. Loe nüüd, Kets. Ma ei tea, kas ma saatsin enda jutt. Loe. Ma ei tea, kas ma saatsin Okei, tegelikult võtsin enne kaasa. Mis see oli? Dubra. Magamistuba või elutuba? Ma ei tea, kas ma saatsin enda jutu enne ära, nii et kirjutan igaks juhuks uuesti. Ei saatnud. Üürisin üht armsat korterit oma kunagise elukaaslasega. Selleks nad jäävad. Korter oli ehitatud nii, et oli pisike parkimisplats ja vastas kohe teine maja, aga küljega ehk kui keegi tahtis korteri akendesse vahtida, siis ta pidi siiski vaeva nägema. Küll aga ma elasin esimesel, nii et kui tahtsin õuest näha, siis aga polnud väga keeruline. Majad olid vanad puitmajad, nii et see oli tegelikult kõik väga mõnus. Ühesõnaga kolisime oma endisega sisse ja alguses kuu oli umbes kõik rahulik, kunagi naabermajast täiesti crazy ootas. Kirjamärke. Ma lihtsalt loen nagu sinu, ma ei saa mitte muffiga aru. Loe lihtsalt. Ühesõnaga, nii. Oh my god, oota. Tee uuesti ühesõnaga. Ühesõnaga kolisime oma endisega sisse ja alguses kuu oli umbes kõik rahulik, kunagi naabermajast naine 65+ hakkas otsima põhjuseid, miks meiega õiendada. Küll oli auto 20 centimeetrit umbes tema maapiiril, parkla keskelt läks piiri, kõik oli kruusaga kaetud ja piiritähised
tähiseid ka polnud ning autot omas ainult tema poeg. Siis me viisime koridori liiga palju sodi, tuli ka välja, et seesama naine koristas meie kortermaja koridore ja sai palka selle eest. Ühesõnaga neid asju tekkis ja tekkis, kuni ühel hetkel läksid ka meil suusad mehega risti ja ta kolis välja. Põhjus ei olnud selles naabrinaises ja tema õiendamises, lihtsalt teed läksid lahku. Mina jäin üksi korterisse ja aja möödudes sain ennast tagasi ree peale ning hakkasin omi asju ajama. Ja ühel hetkel nägin, et naabrinaine kogu aeg jälgib mind kuskilt nurga tagant ja kui jooksime kokku, mida oli kogu aeg, siis oli megaviisakas ja normaalne. Aga ma ei teinud sellest välja otseselt ja käisin pidudel ja sõbrad ja sõbrannad olid kogu aeg minu juures. Ühesõnaga elu läks käima ja siis järsku hakkas see tädike otsima põhjust, miks minu ukse taga käia. Küll oli ta leidnud võtmed maast, mis ma ju tean, et olid tema omad, aga no mis seal ikka, vastasin ta küsimustele ja oli suvi kätte jõudnud. Hoidsin akent pärani ja istusin aknal ja siis tuli ta mu akna juurde ja hakkas rääkima, et mees lasi jalga ja selliseid kainda passive-aggressive asju. Ma naersin selle välja ja ütlesin, et lasi jah. Ja selle peale sain ma vastuse, et oledki siis üksi siin korteris ja mis mind hirmutas korra, aga sellel hetkel ei saanud sellest lause pointist aru. Aega läks edasi ja müüki olid tulnud vastlakuklid ja istume sõbrannaga üks õhtu kodus ja järsku käib koputus mu uksele. Mõtlesin, et mõni sõbranna tahab äkki tulla sisse ja siis tegin ukse lahti ja see oli tema poeg. Vastlakuklite ja roosidega sain nõuta, et ta poeg oli räige ema tallaalune. Ühesõnaga võtsin kuklid ja roosid vastu ja siis sai ka aru, et ma pole üksi ja ta ilma sõnagi lausumata läks ära. Ma olin segaduses, aga mis seal ikka? Ja järgmine päev tuli ta ema, seesama naabrinaine ja andis mulle pisikese paberilipaka, kuhu oli tema poja nimi ja number kirjutatud. Ja kui veel aega läks mööda ja ma ei kirjutanud ega helistanud talle, siis ühel päeval ei saanud ma ei tere ega toredaid pilke sellelt naabrinaiselt ja sain aru, et kogu see etendus oli selleks, et keegi tema poega lõpuks võtaks endale. PS, poeg oli tegelikult täitsa ilus ja tore. Tundus, aga lihtsalt aeg ei olnud õige ja ega see ema oli ka turn off. Tänaseks ma ei tea, mis neist on saanud. Oh my god, reaalselt sellised emad. See on teie süü, et teie pojad sellised on, et nad endale naiste liia, nii et laske lahti oma pojad. Täpselt nagu Padjaklubis, kui nad elasid seal... mis täna see on seal Vibu tänava korterites elas, ei olnud tegelikult, see oli mingid teised ja siis oli niimoodi, et seal oli üks korteriühistu mees onju ja siis Meelis oli ta nimi ja siis ta elas emaga seal ja siis Kristina alguses pani nagu silma sellele korteriühistu mehele peale onju või mis ta oli korterijurist ja asjad värgid onju ja siis tuli välja, et ta elab emaga ja siis lõpuks siis Kristina ei tahtnud, siis nemad surusid peale ja siis jah. Ja oli küll samamoodi ja aga tundub, et see poeg oli ilmselt noorem, too oli seal juba mingi 50 või 40, mitte 50, 40, 30. Kristina oli ka vana, aga see tüdruk on ka noorem. Jah, true. Haige. Nii õudne. Lihtsalt nii õudne, ei oskagi midagi selle loo peal rohkem öelda nagu. Vastla kuklite ja rooside kukse taha. Aga lase poeg nagu vabaks. Või okei, nüüd ta enam ei tea, mis neist saanud. Ma loodan, et see poeg on endale lõpuks naise leidnud. Mis sa elad nüüd üksi või? Võib-olla, kui me hakkame nüüd mõtlema, siis see oli, kõik on ühendatud. See on nüüd niimoodi, et see poeg elas seal emaga selles esimese loo korteris onju, aga siis poeg läks ära kodus, siis ema jäi reporterit vaatama, siis upsiduu ja siis tuli ta juba auto, siis poeg tuli reisilt tagasi. Kõik need lood on omavahel seotud. Nad on tegelikult kõik ühe korteri inimesed. Ja ühe korteri. Sellest saaks päris hea sarja. Ja täpselt, oleks hea, paneme kõik need load. See, kes üleval vaata kogu aeg laamendab, see on ka üleval, kes laamendab, on ju. Kährikud olid üleval, see, kes lärmas oli üleval, on ju. Ja nüüd te kuulsite seda esimesena siit, see on meie uus projekt uuel aastal. Ja, Netflixi uus projekt. Netflixi oma, jah. Taflix. Go Call, Elisa Hoop, Telia TV. Igal poolt saad. Nii, ma loen siis viimase kirja. Ongi viimane või? Jah, viimane. Oh
my goodness, kui kurb. Ära nüüd ära sure. kaput. Kaput jah, ongi kaput. Surma üle ei tehta nalja. Ja ei tohi tegelikult. See ei ole. Eile ma rääkisin teile, kuidas ma käisin Playboxil, onju. Ja siis seal oli nii suur lärm lihtsalt niimoodi, et ma ei kuulnud, mida need päevajuhid rääkisid. Ja siis ma ütlesin üle selle saali. Palun vaikussaali. Triinu peab selle Hiiumaal ikka nii bossi olema. Võtab paar püksid jalga kohe. Endal oli niimoodi, et ma loodan, et mitte keegi ära ei tundnud. Ja siis tuli vaheaeg, siis Triinu, sina julgesid öelda seda. Aga väga paljud ütlesid, et väga hea, et öeldi, sellepärast, et õige. Peab austama esinejaid ja ülejäänud publikut ka. Jah, täpselt, väga õige. Ja. Nii. Elasin paar aastat tagasi paneelikas ja nii paremal, vasakul kui ka all elasid ütlemata toredad naabrid, kes tegid igasugu sigadusi, aga kõik kompleinid tulid minu kraesse. Üks naaber 9. korrusel viskas alatihti suure potitäie sööki aknast alla kajakatele. Teised naabrid panid pidu ja alumised naabrid seetõttu kutsusid mulle politsei kohale. Neid väljakutseid oli mitmeid. Väike side note, ma olin seal korteris alati väga vaikne ja ühtegi pidu ei korraldanud. Ju siis kostus heli läbi diagonaalis korterite vahelt. Olin ühe korra sõbranna juures ja mu 13-aastane õde oli mul kodus. Vaatas YouTube'i rahulikult AirPodsidega, kui ühel hetkel käis koputus uksele. Politsei, öörahu rikkumine, tugev muusika ja trampimine. Lõpuks üürilaandja hakkas mult raha välja nõudma, sest ma ei maksnud üüri ja lõpuks pidin ma maksma talle üle 2 tonni. Ükskord, kui mind kodus polnud, helistas mulle, et ta tahab seda 2 tonni kohe arvele ja kui see sinna ei jõua, siis poole tunni pärast on ta mul korteris, pakib asjad kokku ja viskab konteinerisse. Loll olin, et kartma hakkasin ja ära maksin selle summa. Kokku pakkis ta mu asjad ikka ja asjad, mis jäid pakkimata, ei lubanud ta mul kaasa võtta. iPad, veekeedukann, ülikallis pann, tolmuimeja, võileiva grill ja nii edasi. Kokku kuskil 600 € väärtuses asju. Tegin politseile avalduse, aga teades, kuidas need asjad käivad, ei tehta siin riigis midagi. Üüri maksmine toimus sulas, nii et kõigile teadmiseks ärge mitte kunagi nõustuge sularahamaksetega. Kõik peab olema ametlik. Mida sa nüüd saad teha? Mine maksuametisse ja ütle, et sa olid seal üürnik sees ja üürilaandja ei maksa selle raha pealt. Sellepärast sularahast tahtiski seda raha saada. Okei, ma poleks pidanud seda võib-olla ütlema. No see on loogiline. No tegelikult on see, et üürileping võib olla ka sõlmitud suuliselt, aga nagu üürilepingul on vormivabadus Eestis, ehk siis see võib olla sõlmitud suuliselt kirjalikus taasesitamas võimaldavas vormis või siis nii-öelda allkirjastatult. Jah, suulist lepingut ei saa küll nagu tõestada, sest et see on sõna vastu, on ju. Aga põhimõtteliselt sul võib olla ka lihtsalt kirjateel mingi kokkulepe. Aga see, et see omanik ütles, et ta läheb sinna korterisse. Kas ta seda ütles või kirjutas sulle? Ja nojah, siin ongi, kas ta ütles või kirjutas. Ma vaatan korraks, helistas ta, et ta tahab 2 tonni arvele, aga tegelikult üürilaandja ei tohi minna niimoodi korterisse. Okei, kui sa oled ise, ma mõtlen, siin oli kirjas, et ma kohe loen selle koha, et lõpuks üürilaandja hakkas mult raha välja nõudma, sest ma ei maksnud üüri. See on jutumärkides, aga nagu ma mõtlen, kas sa päriselt ei maksnud üüri või? Ei, ta maksis üüri, aga kuna tema maksed on sularahas, siis see ei ole kuskile kellelegi nähtaval. Okei, aga samas nojah, seal ongi nagu ka sõna näha vastu. Seda, et sa võtad selle summa endal pangakontot välja, aga mitte keegi mitte kuidagi ei tõesta, et see jõudis omanikuni. Jah, või siis isegi, muidugi tegelikult peaks maksu maksma, aga kui selline asi on, siis võta see allkiri. Kui sa annad raha üle, siis et sul on raha üleandmisel see allkiri nagu omaniku poolt, et ta on selle raha kätte saanud. Et ma mõtlen, kuidas kõige lihtsam nagu ennast kaitsta on kõikide asjade vastu. Annad kas või mõnele sõbrale laenu, on ju siis samamoodi, et kui on see tagasimakse, siis allkirja vastu nagu kõik asjad peabki tegema nagu reaalselt niimoodi. Never ei tea, millal inimene ära pöörab. Aga seoses selle nii-öelda sularahaga minul on olnud ka nagu ilma lepinguta, ilma panga, ainuke asi, mis ma panka kandsin, oligi tagatisraha, ülejäänud kõik üürimaksed, kommunaalid, sularahas. No väga naiivselt ma mõtlen, tegin seda, aga ei, mul oli kõik hästi. Ma ei tea, mul oli väga naiivselt, aga mulle tundus nagu väga mõistlik nagu omanik, väga tore, väga nagu ja lõpuni oligi kõik hästi.
aga noh, lihtsalt, et noh, tegelikult peaks. no see on see, et niikaua kuni kõik on hästi, siis tegelikult ei olegi midagi, on ju. Üürileandja saab raha kätte, sina maksad ilusasti sulas seda raha, on ju, ja selles mõttes ei olegi midagi nagu hullu, aga jah, asi kisub siis kiiva, kui jamaks läheb. ja no minul oli samamoodi, et mina andsin sularaha, aga allkirja vastu, onju. Aga see hästi meenutas lihtsalt, kuna selle asja see point oli see, et alati nagu ikkagi nagu turva ennast, on ju, või leia see, siis meenutas mulle seda lugu, mis ma rääkisin paar episoodi tagasi, kus ma jäin oma palgast ilma eelmine talv, on ju, kus mul ka ei olnud mitte millegagi tõestada seda, et sa oled mulle lubanud seda ja seda ja seda ja seda ja kuidas ma ütlesin oma töökohtadest ära ja pühendasin mitu kuud sinna, on ju, ja lõpuks kätte sain mingi tühise summa, mis selle asemel, et noh, ma jäin ikkagi väga mitmetest tuhandetest ilma. No jah, seal on ka see, et noh, üks ütleb üht, teine ütleb teist, on ju, et kuidas seda siis tõestada, et kui see on nagu suuliselt kokku lepitud. Kui see on suuliselt kokku lepitud ja sa ju töötad koos, sa näed iga päev selles mõttes, et sa kogu aeg saad seda kinnitust ka, aga kui sul ei olegi nagu ka Messengeris iga kord, kui läheb selle asja jutu peale, siis sa näed, et telefoni kõne on võetud, et nagu, et sul ei ole ka Messengeri vestlusest, mitte kuskilt ei ole võtta seda välja, et mida me oleme praegu nüüd sinuga kokku leppinud, on ju. Siis need kaks lihtsalt minu jaoks, need kaks lugu nagu lihtsalt kuidagi haakuvad oma vahel, et olgu see kas tööandjaga või olgu see korteri omanikuga või üürileandjaga, et igat moodi alati kindlusta ennast ja ära usu headusse, aga mitte ära nii naiivselt. Aga sellega, noh, mul tuli kaks asja nüüd, aga samas see, kui mul oli see sularahaga üüriraha maksmine, siis samas sealt oli ära nagu võib-olla, kus saab kinni võtta, oli see, et me alati nagu sõnumi teel ta küsis, et nii, millal sulle sobiks üüriraha mulle anda, ja siis me olime nii see kuupäev, see kell, tule sinna, siis saad vaata üle mingid summad, värgid, särgid, on ju. Noh, aga mingit muud kinnitust ei ole. Ja siis samas näiteks, noh, täpselt see, et kirjuta alati üle, aga seda ma olen teinud paljude asjadega nagu ja ma lihtsalt mõtlen, noh, kuna ma praegu tegelen ka selle kõigega, siis oli ka see, et ma kõigepealt helistasin korteriomanikule, et jõu, et ma kolin välja, kuigi tegelikult on vaata see, et 3 kuud pead ette teatama, aga noh, seal lepingus on ka kirjas, et noh, kokkulepetel, osapoolte kokkulepetel sa võid, noh, bla. Siis ongi see, et ma helistan vaata talle ja ütlen, aga see ei ole nagu mitte kuskil, mitte millegi jaoks, vaata. Ja siis see nagu põhimõtteliselt siis ei loeks, nagu ma poleks öelnud talle, aga noh, siis ma järgmine päev kirjutasin meiliga, et nii, kirjutan üle, mida me telefonis rääkisime. Eile rääkisime telefonis seda. Teeb väikese nagu kokkuvõtte. Olen isegi nagu seda sama viga nagu teinud, et ei ole vaata nagu üle kirjutanud peale, kui telefoni kõnes vaata räägid, siis sellest on nagu tulnud mingi vaidlus hilisem, on ju. Et aga jah, et see on hea, et kogu aeg üle kirjutada, aga mis ma selle üürimisega tahtsin veel öelda, et kui on mingid sellised nagu vaidlused, noh see, kui ma ei tea, see üürileandja tungiski sinna korterisse, on ju, mingeid asju sa tagasi ei saanud ja värki-särki. Tegelikult sa võid minna veel selline koht nagu üürikomisjon. See on nagu kohus, aga ta on nii-öelda kiirem ja ma ei tea, palju seal, ma ei tea, kas seal selle menetluse eest peab mingit rahaga tasuma, ma ei ole selles väga kindel, aga ühesõnaga saad sinna esitada avalduse ja see võetakse suht kiiresti töösse, mingi 6 aja, kas saad nagu vastuse, et mis saab, noh, nad küsivad sealt sul igasugust dokumente, on ju, nojah, muidugi, kui sul mingit lepingut ei ole, midagi sellist, siis nad ei saa nagu midagi tõestada, samas kui sa oled mingeid sularaha makseid teinud, näiteks võtad kontolt välja, noh, äkki see võib olla nagu mingi tõestus, on ju, et ma tean, et kui on mingi jama, siis võib proovida sinna üürikomisjoni esitada avalduse ja sealt, noh, eks nad siis, kas nad võtavad või ei võta seda menetlusse, eks see siis selgub, aga noh, proovida võib ikka, et võib olla küll see, et sealt kaudu saad midagi ikkagi nagu kätte veel tagasi, on ju, et sest noh, need olid sinu isiklikud asjad ka. Aga noh, ma arvan, et see on nüüd juba mööduv, et ei lähe enam sinna. Aga järgmine kord, ühesõnaga siis teate, üürikomisjoni võib lugeda ja vaadata. Väga põnev. Tegelikult, noh, mina ei tea üldse sellistest võimalustest ja millega ennast nagu kaitsta. Pärast sul ongi Maaria. Selle jaoks mul ongi Maaria, jah.
jah, siis kui ma nüüd peaksin kunagi jälle hakkama korterit üürima, jah, siis ma tean. Või siis, kui ma tahan enda oma üürile anda. jah, Jah. Võt. Ta on tõstad olemas. selle Hiiumaa korteri lihtsalt, praamiga tõstad lihtsalt Harjumaale, Tallinna piirkonda. Jah. Moodul Või maja. siis hakkab Korteri välja sealt kõikide Korteri. teiste vahelt, on ju. või siis Maarja lihtsalt Naabrid jäävad laiendab põrandast ilma. Maarja laiendab oma alasid Hiiumaale. Jah, hakkan siin Hiiumaal 1 korra kuus näitamas käima. Super. noh, Jah, tehtud. siis on põhjust edasi Hiiumaal käia. Jah, just. Mis sa ütlesid, Triinu? Et siis võtad selle Airbnb itamise enda peale, vaata. Ja. Kuulge, aga me tõmbame nüüd otsad kokku praeguseks, meil on lood läbi, aga Maarjal on teile uudis. Meie joome ju siin ikkagi. Me joome ikkagi mulli. Ja käes on detsember ja on jõulud ja on andmise aeg, nii et Ehk siis meie loosime välja meie loosime välja ühed mulinjoogid, ühe terve kasti ja selle, kes tahab seal loosis osaleda, siis kommenteeri siia TikToki video alla, mis on sinu lemmik jõulujook ja juba osaledki loosis. no nii, Tuli hästi välja ma? Sa olid väga tubli. TikToki video Sa olid jaoks. väga tubli. Aga jaa, meil tuleb jookide peale loos. Me anname ühele meie armsale kuulajale kasti mulli. See on alkoholivaba, nii et sobib igale poole, laste seltskonda, täiskasvanute seltskonda, emade, imetajate. Täpselt. Ja saate siis veeta ja nende mullidega aega kas jõululauas või aastavahetusel. Mõlemaks peoks, ma arvan, jätkub sellest kastist. Ühes kastis on 6 pudelit. Väga hea, kõik on täpne. Jah, nii et kui te olete lõpetanud siit meie podcasti kuulamise täna, siis otsige TikTok ülesse ja kirjutage sinna alla kommentaariumisse oma lemmik jõulujook. Just. Just nii. Mõidate nii head jooki. Vot. See maitseb tõesti hästi. Nii, kas me siis nüüd ma kallan veel viimase? Nii ongi. Selleks korraks on see osa läbi. Ja meil on pudel otsas. Juhu! Ja mul juhtus midagi mikrofoniga, ma ei tea, mida ma tegin. Kuidagi imelik on. Mul oli ka mingi hetk, aga järgmises osas juba uute uudistega. Kas keegi tahab Kalamai ühetoalist korterit? Jah, kes tahab Kalamai ühetoalist korterit? Parim asukoht. Päriselt. Ma veel ei ole käinud seal. Aga sa jõuad enne ära käia. Ma olen käinud ainult siis, enne kui Kets sinna sisse kolis, siis me käisin koos nagu turvameheks, aga nagu sellest ajast peale, kui Kets päriselt sinna sisse on kolinud, siis ma ei ole käinud. Ainult näinud. Aga sa jõuad enne välja kolimist. Jah, ma jõuan enne välja kolimist täpselt. Täpselt nagu päev enne välja kolimist. Jah. Haige. Nii et Maarel pisarad tulevad, bingo. Ma olin korra, mis bingo? Sa mängisid minu juures bingo. Aga meil on 25 milli nüüd. Meil on 25 milli. Mis pea enam mitte kunagi sellepärast bingot. Kets välja kolibki. Ja ma kinkisin talle korteri. Te näete, mida me 25 miljoni eest endale soetasime järgmises episoodis. Maja metsas sees. Davai. Haul 25 miljoni haul. Tubrad. Otseb mingi ropp sõna. Okei, ma guugeldan pärast, ma panen translate'i. Ja, tšau. Tšau. No see veits kõlab nagu tuura.